Tervitame kõiki Jumalakojas. Taas on pühapäev. Saame koos olla. Alustame Jeesuse Kristuse nimel seda Jumala teenistust ja enne kui palves oleme, loeme veel ka Jumala sõna. Jumala sõna loeme Efesuse kirjast 4. peatükist ja loen esimesed 16 salmi. Mina, kes olen vang Kristuse pärast, kutsun teid üles elama selle kutsumise vääriliselt, millega te olete kutsutud. Kogu alandlikkuse ja tasadusega, pika meelega, üksteist sallides armastuses ning olles usinad rahusideme kaudu pidama vaimu antud ühtsust. Üks ihu ja üks vaim, nagu te olete ka kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest. Üks issand, üks usk, üks ristimine, üks Jumal ja kõikide isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja kõikide sees. Ent igaühele meist on antud armu Kristuse kingi kohaselt. Seepärast ütleb kiri, tema on läinud üles kõrgesse, viies vangi viidud vangidena kaasa ning on andnud inimestele ande. Aga see, et ta on läinud üles, mis on see muud, kui et ta on esmalt tulnud alla maa sügavamatesse paikadesse. Niisiis see, kes on tulnud alla, on sama, kes on ka läinud üle kõigi taevaste, et ta täidaks kõiksuse. Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks. Kuni me kõik jõuame usu ja Jumala poja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda, et me ei oleks enam väetid lapsed, keda pillutab ja kõigutab iga õpetuse tuul, et inimliku pettemänguga eksitusse kavaldada, vaid et me tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea, Kristus. Temas on kogu ihu liidetud kokku ja hoitakse koos kõigi üksteist toetavate liikmete abil. Nii nagu on iga üksikliikme ülesanne, sel viisil saab ihu kasvujõu iseenese ülesehitamiseks armastuses. Aamen. See on selline väike lõik, mida lugesime apostel Paulus kirjutab Efesuse usklikele ja 4 sellist lühikest mõtet siia juurde. Esiteks, ta kutsub üles elama meid kutsumise vääriliselt. Ta on meid kutsunud enda juurde ja et me võiksime tema vääriliselt elada. Alandlikkuses, tasaduses, pika meelega, üksteist sallides armastuses ja usinad pidama rahusidet. Teine ütleb, et vaimu antud ühtsus. Et me oleksime ühes vaimus. Kolmas on tema antud kutsumuses elaksime. Selles kutsumuses, milleks ta meid on kutsunud. Keda apostlina, keda prohvetina, evangelistina, karjasena, õpetajana või mõnes ka muus ametis. Ja 4. asi, mida ta nimetab, oli ka valmistada pühi inimesi üles abistamistööle. Et meid on kutsutud üles aga mitte ainult enese heaks elama, vaid ka üksteist aitama ja toetama ja julgustama. Ja ma usun, tänane päev on ka see hea päev, kus me saame lugeda Jumala sõna ja et issand ise oleks meie keskel täna siin ja ise meid julgustaks ja õpetaks oma püha vaimu läbi, sest me palvetame ka praegult. Hea taevan isa, me täname sind, et sina oled saatnud oma poja Jeesuse Kristuse. Ja issand, sa oled täna ka oma sõnas meile rääkinud, seda uuesti tuletab meelde, et kõik hoitakse koos sinu läbi. Issand, et kõige tähtsam on, et me hoiaksime Kristuse ligi. Ja issand, et sina oled see, kes kõik meid on kutsunud, meid koos hoiab ja meid kannab
ja juhib ja hoiab ja õpetab ja annab meile ülesanded sinu riigitöös. Annab ülesanded ka igapäevaelus, ka üksteist toetada, julgustada ja aidata. Isa, me täname sind, et tänasel päeval võime koos olla sinu lastena, sinu koguduse keskel ja isa, me teame, et sinu püha vaim on meie keskel ka siin ja isa, me täname selle eest, et sina armastad meid igat üksikut. Isa, me palume ka need palvesoovid sinu kätte, mis me oleme oma südames kaasa toonud. Ja isa, me tõesti kanname need sinu ette ja palume, Jeesus, et sinu arm ja heldus võiks tõesti olla kõige selle üle, mida me täna ka siin teeme. Laulame ülistust sulle, palvetame ja kuulame sinu sõna veel. Jeesus, aitäh sulle, et sina oled meiega. Sina ei jäta meid maha kunagi. Aamen. Amen. Me nüüd laulame ühiselt laulu. Jätsi taevaau, et tuua elu meil. Ohverdasid võimu, et rõõm võiks olla meil. Risti löödi sind, me valu kandsid sa, et me võiks elada, vabalt hävita. Sa maksid Jeesus, mul kõik on tänu sinule. Su lunastus tõi vabaduse, mind ostetud su verega. Tõusid hauassa, troonil istud nüüd, kõikjal valitsed, kõik võim on sinu käes. Sul kiitust laulame, me terve igavik, maailma kuningas, aus kord tuled taas. Mu elu eest sa maksid Jeesus, mul kõik on tänu sinule. Su lunastus tõi vabaduse, mind ostetud su verega. Kui viimaks seisan seal su armutrooni ees, mu süda täidetud on imetlusega. Ma laskun põlvili ja inglikooriga, laulan sulle, Jeesus, kõik kiitus sinule. Mu elu eest sa maksid Jeesus, mul kõik on tänu sinule. Su lunastus tõi vabaduse, mind ostetud su verega. Mu elu eest sa maksid Jeesus, mul kõik on
su lunastus tõi vabaduse mind ostetud su verega. Paneme tähele koos Jumala sõna ja täna ma loen Jumala sõna Apostlitegude raamatu 2. peatükist ja esimesed 4 salmi. Kui nelipühapäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas. Ja äkitselt tuli taevast kohin otse, kui tugev tuul oleks puhunud ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otse, kui hargnevad tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. Ja nad kõik täideti püha vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu vaim neile andis rääkida. Amen. Me teame, et Mare, kas sa saaksid selle pildi pimedaks panna? Me teame, et me kiriku kalendris on 4 püha tegelikult järgmisel pühapäeval. Ja me tänasel päeval meie kogudus käib esimesel ja 3. pühapäeval koos, siis mõni kirikupüha jääb vahele, 2 pühapäeva vahele, aga tänasel päeval ma tahan ka just tuua meie mõtted 4 püha juurde. Kord küsiti, et kust kohast tuleb üldse sõna 4 püha. Ja püha nimi tuleb kreekakeelsest sõnast Pentelekoste ehk 50. Ja see tuleb sellepärast, et seda tähistaks 50 päeva peale Kristuse ülestõusmist. Eestikeelne nimi tuleb 4 püha sellest ilmselt, et see püha peeti vanal ajal 4 päeva järjest. Esimene püha, teine 4 püha, 3. 4 püha ja 4. päeval oli ka veel palvepäev. Et Lõuna-Eestis peetakse suviste püha ja vaimulikult viitab see elukülluse ja siis haljuse tarkamisele, mille püha vaim oma andidega toob. Ja me teame, et 4 püha on ka kristliku koguduse sünnipäev tegelikult. Ja see on ka lihtsalt hämmastav, kuidas ka juutide pühad saavad ka Kristuses uue tähenduse. Paasapüha, haplemata leibade püha, uudsevilja püha. Juudid peavad sellel ajal püha nimega Savot ehk nädalate püha ja see on nisulõikuse festival. Nad tähistavad ka juutide pühakirja Toora või käskude saamist Siinai mäel ja sellel päeval ka juudid lähevad sünagoogi, et kuulda 10 käsku ning nad ka sellel päeval ka uuesti nagu taas pühendavad ennast Jumalale ja tema sõnale. Teisel pühal peetakse ka kuningas Taaveti sünnipäeva, see on 4 püha, teisel pühal nii-öelda. Ja loetakse Ruti raamatut ja tol ajal ka toodi 2 pätsi leiba ohvri annina templisse. Ja selle puhul süüakse ka 2 einet. Juutide esimesel pühal tavaks süüa ka piimasaadusi ja teisel algul piimatoite, pärast pausi traditsiooniline pühade lihatoitu. Ja ka kodu ja sünagoogi kaunistatakse roheluse ja lilledega. Ja see on ka juutide kevadine lõikuspüha. Juudi targad on öelnud, et kuigi Siinai mägi asub kõrbes, siis Toora saamise päeva ajal see õitsesi oli kaetud lilledega.
sündmus, millest lugesime, kus jüngrid olid kogunenud sel päeval Ülemisse tuppa Sioni mäele, kuhu oli neil tavaks koguneda. See paik oli selline algkoguduse kooskäimise koht, selline nagu kodu, suure sisehooviga, ka suurem ülemine tuba oli. Ja seal olid ka nii naised kui mehed kui lapsed ja nad olid juba 10 päeva koos käinud pärast Jeesuse ülestõusmist ja nad olid püsivalt palves. Ja Jeesus ütles ka enne taevaminekut, et minge ja olge ja ärge minge laiali ennem, kui ma saadan teile teise lohutaja. Lugesime, et äkitselt oli taevas kohin, otsega tugev tuul oleks puhunud ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otse kui hargnevad tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale, kes oli nende seas. Ja nad kõik täideti püha vaimuga. Kui Jumal tuli Siinai mäele ja Mooses läks sinna üles, siis me teame Moose raamatust lugedes ka, et mägi põles, mürises ja see mägi oli nii püha sel hetkel, et keegi ei tohti sinna mäele minna ja isegi see oli surmaga karistatav. Aga nüüd said osa sellest kõik, kes olid koos. Vana leping Jumalal, mis oli sõlmitud Siinai mäel, aga uus leping Sioni mäel. Samas paigas, kus Jeesus oli võtnud pärast õhtusöömaga karika ja ütelnud, see karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse. Niisiis 4 püha päeval see leping jõustus tugeva kohina, tulekeelte ja püha vaimu väljavalamise näol. Kõik hakkasid rääkima võõrad keeli, nii nagu vaim andis neile rääkida ja nad said julgeteks. Nad ennem olid olnud hirmus, olid kartuses olnud lukus uste taga, siis nüüd nad läksid välja ja rääkisid julgelt teistele, sest püha vaim oli neid täitnud. Kui me loeme Postikoda raamatut, siis me näeme, et tegelikult on 3-4 püha on siin nagu toodud. 3 sarnast sündmust, kus püha vaimu väljavalamine toimub. Esimene on juutide 4 püha, see, mida me lugesime Jeruusalemmas. Teine oli Samaarias, segarahvaste keskel. Ja 3. Korneeliuse kojas paganate juures. Isegi tänapäeval on probleemiks erinevate kultuuride vahelised barjäärid ja käsk kuulutada, Jeesus ütles ka, minge ja kuulutage evangeeliumi nii Jeruusalemmas, Samaarias kui ka kogu maailmas. Aga ta seda ei saanud teha, sest et õige juut ei tohtinud minna samaarlaste kodu, sest ta rüvetas ennast nagu selles mõttes. Kui inimlikud piirid hakkavad nagu Jumala tööd segama, Jumal tahaks tegutseda, aga inimesed on seadnud teatud piirid, kas kultuurilised piirid või mingid muud piirid, siis püha vaim sekkub siin. Ja me näeme ka, et 3 järjestikku 4 püha on ka selliste barjääride ületamiseks. Et ei tekiks sellist 3 erinevat kogukonda või 3 erinevat kogudust, et ei ole juutide kristlased ja ei ole paganate kristlased, vaid on nagu üks suur perekond. Jumal saadab juudi kristlaste kogudusele tagakiusu ja ta on sunnitud põgenema linnast. Mõtlesin selle peale ka, et vahel Jumal toob meie ellu ka erinevad raskusi. Et see võiks olla teistele tunnistuseks ja ka õnnistuseks. Ega juudid ei oleks läinudki võib-olla välja üldse kuhugi Jeruusalemmast,
kui Jumala vaim poleks neid puudutanud ja need täitnud. Prohvet Joel, Vana Testamendi üks prohveteid, on mitusada aastat enne seda nelipüha sündmust kuulutanud prohvetlikult. Ja viimsel päevil sünnib, ütleb Jumal, et ma valan oma vaimust välja kõigi inimeste peale ja teie pojad ja teie tütred ennustavad ja teie noored näevad nägemusi ja teie vanad näevad unenägusid. Ning oma teenrite ja teenijate peale valan neil päevil välja oma vaimust ja te ennustavad ning ma annan märke ülal taevas ja tunnustehti maa peal, verd ja tuld ja suitsusambaid. Päike muutub pimedaks ja kuu vereks, enne kui tuleb issanda päev, suur ja ülev. Ja sünnib, et igaüks, kes hüüab appi issanda nime, päästetakse. Võiks öelda, et sellel päeval algasid viimsed päevad. Need päevad on kestnud juba 2000 aastat rohkemgi veel, kui püha vaim valati kõigi inimeste peale. Pojad ja tütred, noored ja vanad näevad nägemusi, unenägusi, ennustusi, märke taevast, tunnustehti maa peal. Seda ettekuulutust lugedes näeme, et see kõik pole veel täitunud. Püha vaimu väljavalamine jätkub veel. Mõni paik on saanud rohkem kastetud, mõni vähem. Ja see on Jumala riigis kuidagi selliselt, et need inimesed, see paik, kes nagu rohkem igatsevad Jumala lähedust, nad rohkem on koos palvetamas või Jumalat otsimas või igatsemas. Sinna tuleb Jumala vaim ja täidab neid. Need, kes hoiavad eemale, ütlevad, et ma ei taha, et püha vaim tegutseks, ma ei taha koos olla või ma ei taha kokku tulla ka. Et seal Jumala vaim ei saa palju teha midagi. Jüngrid olid koos 10 päeva järjest. Mõtlesin, mis juhtuks siis, kui kogudused käiks koos. Mitte 2 korda kuus või 4 korda kuus või oleks 10 päeva järjest käiks koos. Kas midagi muutuks siis? Sageli ärkamised just algavadki sealt, kus inimesed tulevad kokku ja parandavad meelt ja paluvad, issand, tule alasta meie peale. Ja Jumal tuleb ja külastab seda paika eriliselt püha vaimu läbi. Aga tüüpiline vastus sageli on nende üleskutsetele kokku tulla. Tuleks küll kokku, aga pole aega. Küll on vaja palju tööd teha, sest laenud vajavad maksmist või siis jälle vaja kodalikult välja puhata, sest ma olen nii palju tööd teinud. Ja nii kiire on kogu aeg. Jäin mõtlema, et milleks me küll püha vaimu üldse vajame. Kas selleks, et oma eluga kuidagi hakkama saada? Kui mul on arvuti, mille aku hakkab läbi minema ja ta järjest sagedamini ütleb mulle, et pane nüüd juhe seina, vajab laadida. Mõtlesin selle peale ka, et vahel me kristlastena ka oleme elamas sellist elu ja me vajame püha vaimu ainult selleks, et jälle nädal hakkama saada. Jeesus ütleb Luuka 11:13. Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam isa taevast annab püha vaimu neile, kes teda paluvad. Panite tähele? Isa annab püha vaimu neile, kes seda tema käest paluvad. Need, kes ei palu, need ei saa. Ja Jeesus ütles ka, see, kes palub, see saab, kes koputab, see avatakse. Jeesuse järgijad olid ülemises toas ja palusid, et Jeesus saadaks püha vaimu. Kas me oleme seda palvet palunud viimasel ajal?
Nelipüha, koguduse sünnipäev, tuletab meile meelde seda, et Jeesus saatis püha vaimu oma kogudusele, sulle ja mulle, armas kristlane. Ja kui püha vaim tuli, muutis esmalt koos olnud, siis ümbruskonnas viibivad inimesed ja lõpuks terve maailm. Kas me igatseme sellist muutust? Kas me igatseme sellist muutust enda elus või oma koguduse elus või meil linna elus? Jüngrid, kes mõni nädal tagasi olid kartuses ennast lukustanud uste taha, kuulutasid avalikult ja julgelt. Imeteod sündisid, inimesed hakkasid Jeesuse uskuma. Ja mulle tundub, et mida aeg edasi, seda rohkem me vajame püha vaimu. Sest lõpuajad on käes. Tänasest hommikust tahan ma alla rõhutada ainult 2 mõtet. Esiteks, Isa taevast annab püha vaimu neile, kes seda paluvad temalt. Ja teine on see, ja sünnib, et igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse. Kord paluti mul külastada ühte suhteliselt noort meest, keda ma polnud ennem kohanud. Ma vist olen kunagi rääkinud sellest ka. Aga see noor mees oli käinud Tšernobõli tuumajaama avarii tagajärgi likvideerimas. Tal oli verevähk ja arstid palju päevi ei andnud ja ta oli Maarjamäe haiglas ja siis ta omaks, et ta tädi palus, et ma läheksin ta külastama. Ma ei teadnud, mis olukorras ta on, mis seis tal on, mida ta mõtleb, palju ta usust üldse teab midagi. Aga jätsin oma piibli kõvasti kaenlasse ja läksin. Ja tema palatisse astudes nägin meest oma voodil istumas ja väliselt ei tundnud midagi halvasti. Vestlesime, küsisin, kas ta soovib, et midagi piiblist talle loeksin. Ta vastas, et asi veel nii hull ei ole, et peaks piiblit lugema. Aga ma rääkisin talle, et Jeesuse nimies on pääsemine. Igaüks, piibel ütleb, kes appi hüüab tema nime, pääseb igavesest hukatusest. Ja palvetasin veel pärast enne äratulekut ja paari nädala pärast saingitasime ta maamulda. Ma loodan, et ta jõudis enne lõppu veel Jeesust appi hüüda. Jeesuse nimes on pääste, ütleb Jumala sõna. Hea, kui me seda ei jäta nii viimase minuti peale, sest me ei tea, kas meil see võimalus antakse veel või ei anta. Hüüda appi seda nime. Täna on hea päev, täna on päästepäev. Ja Issand ütleb, igaüks, kes hüüab appi tema nime, teda ta päästab. Armas kuulaja, otsi Jeesus siis, kui ta on leitav. Ja täna tahab ta meid oma püha vaimuga täita, kui me seda palume. Olgu see meie eesõigus, õnn ja rõõm. Me võime paluda seda palvet. Püha vaim, tule täna meie koguduse keskele, täida meid oma väega ülalt. Aamen. Me palvetame. Jeesus, me täname sind, et sina taevasse minnes ütlesid, olge koos ja palvetage ja oodake seda hetke, kui ma saadan teise lohutaja, saadan püha vaimu, kes tuleb teie peale. Issand, me tõesti täna tahame kogudusena koos olles ka siin. Paluda Jeesus, tule taas meie keskele, tule puuduta meid oma püha vaimuga. Ja issand, me teame, et sina oled koguduse issand ja nagu me lugesime ka, sa soovid, et me oleksime kõik üks armastuses ja issand, me oskaksime mõista üksteist ja
lihtsalt me tõesti vajame, mitte ainult seda ühte särtsakat pühapäeval jälle, et edasi minna oma asjadega, vaid issand, me palume, et meie süda võiks olla tõesti sinule avatud, et me süda võiks olla tõesti igatsemas sind. Me võiksime oodata, Jeesus, seda, et sina tuled ja taas julgustad meid, tõstad üles ja annad uut jõudu edasi minna. Aga et me võiksime olla julged ka sinu tunnistajad. Me võiksime teistele ka rääkida, mida sina, issand, oled meie elus teinud, kuidas oled meid aidanud, kuidas oled meid kandnud läbi erinevate olukordade. Ja nagu esimese sajandi kristlased ka pidid tagakiusu kogema selle pärast, et nad läheksid Jeruusalemmast välja Samaariasse sinu sõna kuulutama. Sinna paika, kuhu nad ei tahtnud muidu minna, kuhu nad ei tohtinudki minna juudi kombe järgi. Issand, ma tõesti tänan sind, et sa armastad ka meie maad ja rahvast. Sa armastad meie kogudust, sa armastad meie linna. Ja issand, me tõesti palume, et sinu au võiks suureks saada veel siin paigas. Ja issand, et paljud inimesed võiksid sind leida. Jeesus, ma tänan ja kiidan ja ülistan sind, et sina oled hea, issand. Sinu peale me vaadata. Ja issand, sina oled see, kes jääb püsima aegade lõpuni ja pärast sedagi veel, igavesti. Issand, austus ja kiitus ole sinu nimele. Tule, issand, täida oma püha vaimuga meid taas ja taas. Jeesus, austus ja kiitus ole sinu nimele. Aamen. Aamen. Me laulame nüüd ühe laulu koos ühiselt. Tunned valu ja südemda sees, patu koorem, mis rahutuks teeb, Jeesus sind kutsub. Oled jooksnud end tühjaks sel teel, kas sa igatsed elavat vett, Jeesus sind kutsub. See altar meid ootab, me isa käidun avali, me Jeesus, ta veri on maksnud andest
issand Jeesus, tõesti, õnnista ja hoia meid. Laseme pale paista meie peale ja ole meile armuline, saad tõstama pale meie üle ja kingi meile oma rahu. Aamen.